Aga kuule, tere tulemast, vaatame Tehnovaate 41. osa. tere, on meil 28. juuni ja Heigo oli siin jaanipäevastel natuke kreenis, aga pole hullu. See on tööst. See on tööst, selge. Pole sama tööl käinud, issand kui palju oli teha. Karta on ja õnneks on ka väga palju uudiseid, nii häid kui halbu. Tõsi? Kas meil on halbu uudist ka? On üks. Aga ärme sellest räägime. Hakkame varem head uudistega pihta. Räägime varem sellest, et Sony tuli välja oma maailma kõige tuusama sülearvutiga. Kõik üritavad ikka sellele MacBook Airile vastu saada ja ka nemad tulid ühe 13-tollise üllitisega. Vaat see on siukene 13-tolline üllitis, et see ei mahu isegi sinna karpi ära. Jah. Et selle läpaka jaoks on nagu eraldi väikest karbikest vaja, kuhu panna võimas graafikakaart, plaadilugeja, igast bordid, särgid, värgid. HDMI-d, muud asjad, kõik käivad, sellised suuremad lülitused käivad siis selle karbi kaudu. HDMI, kus juures on olemas ka arvuti külje peal. See siis saab veel teise panna. Topelt ei kärise. Ja põhimõtteliselt on siis mõte selles, et graafika ei toimu arvuti sees, ei võta akut, vaid graafika tehakse siis tänu uutele tehnoloogiatele, mis võimaldavad seda pilti ilusti kiiresti liigutada, siis see toimib selles karbis ja see aitab siis põhimõtteliselt läpakat hoida kerge ja kaua püsivana, et hästi võimas protsessor, Core i5 ja Core i7 variandid on olemas. Kuni 2,7 GHz-ini välja. Mis on väga meeletu. Veerand 1000 gigabaiti SSD ketast ja 8 giga mälu ja mis on kõige hullem või kõige lahedam tegelikult selle asja juures on see, et Full HD ekraan on võimalus 13-tollisele läpakale ka juurde panna. No Sony on selles mõttes nagu tuntud, et tema üritas kõikidele väikestele alati nagu võimalikult suure resolutsiooniga pilti peale panna, et enne kui Apple ja LG tegid koostöös Retina display, siis Sony juhtis väga mõnuga kõikiste väikeste ekraanide resolutsioonidega. Aga nagu arvata, siis siuke lõbu ei tule väga odavalt. Ehk siis esimesed hinnad on siin välja löödud ja natukene väiksem variant kui see kõige kõvem. Või kõige algsem variant on 1400 poundi. Ehk siis 1700 euri umbes. Ja hinnad küündivad seal üleval pool juba väga kõrgele, et näiteks... See selline karp, mis te sinna juurde saada, see maksab 400 euri. Ei, 400 poundi, ehk siis 500 euri. Nii et hinnad on krõbedad, aga ütleme nii, et praegu tundub, et asi on väärt, vähemalt võrdluses Airiga. Ütleme siis niimoodi, et kui sa muidu saaksid sinna peale sellise 1600x900 ekraani, siis ainult 50 euro eest saab sinna peale Full HD ekraani. Näiteks. Sinna alla võite osta veel siukse eraldi akku, mis annab teile 10 tundi juurde. Et sellise pisikse läpaka juures Full HD pilti vaadata, see võib päris hull kogemus olla, et igal juhul hästi päris kena. Peaks päris kena olema ja eks me näe siis. Eks me näe, kui me näeme. Ja siis on meil Nokia, kes tegi vapustavat värki. Ütleme nii, et väga paljud tehnoloogia inimesed, kes seda uudist kuulsid, ütlesid rõõmuhõisetes, et nii ilusat seadet pole nemad, nii ilusat telefoni pole nemad veel näinud. Väga paljudel oli see üle hulga aja üks Nokia kõige lubavam seade, mis üldse on ja naljaks on see, et see ei jookse Windows Phone 7 peal, mida arvati, et lipulaev peaks tulema ju Windows Phone 7 peal. Sellel on see nende enda surnuks kuulutatud MiGo operatsioonisüsteem peal, et ma küll ei saa päris täpselt aru, mida Steven Europe mõtles sellel hetkel, kui ta aga sinna võiks ju MiGo peale panna. Ja ilmselt see oli juba tema kätest väljas selle arendus selleks hetkeks, aga MiGo operatsioonisüsteem on siis edasiarendus sellest, mis oli Nokia N900 peal. Maimo oli seal peal vist. Ja mis me oskame öelda, 3,9-tolline ekraan kumera klaasiga. AMOLED. Väga ilus seade. Aga üks väga suur probleem sellega ja see ongi see halb uudis. See ongi see MiGo seal peal. Ehk siis üks asi on see, et see on MiGo ja teine asi on see, et Nokia tunnistas, et see jääb
või taaskord siis taaskord ütles, et see telefon küll tuleb massidesse müügile, aga seda platvormi edasi ei arendata. Tuleb Windowsiga. Mis on, vähemalt ma loodan, et sarnane seade tuleb ka Windowsiga välja, vähemalt sama ilusaks tule küll. Et igastahes see andis väga suurt arvan, et nad võiksid nagu sinna Androidi ikkagi peale panna. Mina ka, aga noh, sest et kõige naljakam on see, et see oli seda Maemot, mis N900 peal on, siin on äärmiselt palju muudetud, sellest põhimõtteliselt ei saagi aru, et see on, eks. Ja siin on uudne lähenemine, siin pole ühtegi nuppu, pole seadmel. Aplikatsioonide vahetamine käib väga nagu uuenenud moel, mida ennem nagu ei ole keegi teinud tegelikult. Et noh, siuksed asjad, millest võiks nagu rõõmu tunda ja millest võiks nagu edasi arendada, aga kahjuks seda ei tehta, nii et Aga jah, aga selles mõttes, et telefon ise on nagu sa juba ütlesid, et põhimõtteliselt ilma nuppudeta versioon, et kõik asjad käivad nurka tirides või nurgast alla tirides ja sõrmeviibutusega saab alati koduekraanile ja see on asi, mis on Maemolt päritud, sest Maemol samamoodi ei olnud ühtegi nuppu, eks. Ja noh, siin on veel nagu praegustel uute telefonidel juba nagu standardiks on saanud, et Wi-Fi hotspot on kindlasti sees, giga on neil RAM-i, mida rohkem uhkem on seal sees on mälu, HD kaamera, väga hea optikaga, video küll oli siuke, praegu veel oli natukene siuke ligadi-logadi. See võib olla veel algse. See võib algse selle probleem olla. NFC, millest me ka oleme rääkinud ja millest me räägime kindlasti veel palju lähemalt siis, kui meie ka seadmed Eestisse jõuavad, aga igal juhul. NFC on põnev. NFC on väga põnev ja ma arvan, et me peame natuke pikemalt, mis võimalusi kõik seal on. Et ühesõnaga, kahju väga lubav. Loodame, et siia tuleb selline asi tehakse ka Windows Phone 7. Väga loodame. Jah, kes mõtleb, mis asi see on. Suunake oma telefon, Androidi telefon siis siia peale. Kasutades Google Gogglesit. Või eraldi QR-koodi lugejat. Saate ühe hea programmi, millel nimeks Gmode 2.0. Täpselt. Mis teeb? Teeb väga häid asju. Soovitati mulle sõbra poolt ja selles suhtes ise leidnud ei ole, aga põhimõtteliselt sa saad kasutada oma telefoni oma arvuti juhtpuldina ja sa saad juhtida arvutit, mis toimib Windowsi, Macid, Linuxid, kõike. Põhimõtteliselt on süsteem siis selline, et Wi-Fi kaudu ühendatakse see ära, väga lihtne ülesseadmine oli, seal ei olnud mitte midagi keerulist, igaüks saab sellega hakkama ja sa saad kasutada puutetundlikku ekraani siis touchpadina põhimõtteliselt. Klaviatuuri saad kasutada. Ja siis saad kaustu sirvida nagu. Ehk siis sul on võimalus, sa saad ära näidata, mis kaustad sa tahad seal telefonis näidata ja sul on võimalus eemalt arvuti peal või telefoni peal vaadates siis panna mängima mingi video omal arvuti peal, mis eriti, kui sul on suurem monitor kuskil eemal diivani pealt või voodist või kust iganes. Või telefonis vaadata. See või mul on ka olemas. Super lahendus. Te peate seda järgi proovima, et saada aru, kui lahe see on. Hästi. Ja töötab ilma vigat. Minul ei ole ta kordagi kokku jooksnud, pole mingid vigu olnud ja proovige kindlasti järgi, kellel Android telefonid on. Olgu. Mis meil oli siin vahepeal käes? Meil oli üks mingi hiiglaslik kast. Siinkohal võtame võimaluse ja täname Samsungi, kes väga heldelt usaldasid meie kätte ühe väga ilusa asjanduse. Siuke $55 puhast klaasi ja piiramatuid võimalusi põhimõtteliselt. Jah, on tegemist siis Smart TV-ga, mille reklaamist ei ole vist keegi meist kõrvale kuidagi jäänud, et seda sõnalühendit on kindlasti kõik kuulnud. Mõtlesime, et korra räägime, et mis see üldse tähendab, et Smart TV põhimõtteliselt tähendab seda, et sul on võimalus telekas ühendada kas siis kaabliga või läbi Wi-Fi oma kodusesse võrku ja on võimalus Windowsi masinatest otse lasta videot. Telefonidest on sul võimalus kasutada neid programme, mis seal peal on, seal hulgas
on Eestis küll mitte toimiv, aga muidu Netflixid on YouTube on peal, mis toimib. Küll oli YouTube'iga väike probleem, et Full HD videosid ta ei mänginud, et mingi imelikul põhjusel kahjuks jah, ja sellise suure ekraani puhul ei ole see väga kena see pilt sel juhul, aga sellegipoolest ühesõnaga selle me võtame ka pikemalt kokku, et te teate, et meil on see olnud ja kui kellelgi küsimusi selle kohta on, siis laske tulla, et saame ka pikemalt rääkida. Õnneks on see, et see asi oli nagu umbes nagu nii õhuke oma ekraanipaneeli poole pealt ja see oli 140 sentimeetrit läbimõõt ja aga telefoni või teleka hind siis sellisel hetkel on 3000 eurot. Ja tagasi saate 1 euro mündi. Sulas maksuma peaksite just. Muidugi on ka väiksemaid variante, et see oli ka 3D muidugi. Ja see on 3D ekraan. Me küll seda prillide süsteemi tööle ei saanud, ma ei tea, kas prillid olid tühjad või midagi, aga no see oli juba ilmselt, see oli meie probleem, et algusasi, aga igal juhul on sellest ka väiksemaid versioone ja odavamaid versioone, nii et kellel küsimusi, siis laske tulla. Just, sellest oli ka 40-tolline versioon ja väiksemaidki veel, need ei maksa enam nii palju. Aga tänane top tipp või? Meil on nüüd topi tipp on täna. Topi tipp on jah. Siuke topi tipp on meil. Ja mis värk, mis süda? Miks on Marko sellist asja nüüd teinud siin? Mis värk, mis süda? Aga tegelikult seda armastust ei too mitte mina teieni, vaid seda toob Google teieni. Google armastab meid kõiki, nagu Jeesus. Ja on siis selline lehekülg nagu 2vdyl.com ehk siis what do you love. See on selles suhtes äärmiselt lihtne, et samamoodi nagu Google'ile kohaselt tuleb ainult üks aadressiriba ja sinna saad kirjutada siis asi, mis sind huvitab põhimõtteliselt. Ja eelist tavalise Google'i otsingu puhul on see, et ta on natuke visuaalsem, et lahterdab ära kõik Google'i teenused ja ta näitab nagu paremini, näitab niimoodi ülevaatlikumalt, mis nagu, kuidas on võimalik sellele teemale läheneda. Et kui sa kirjutad näiteks tennis sisse, siis ta toob praegused Wimbledoni käimasolevad edetabelid, on pildid tennisepallidest, on sellised, kõik, mis selle teemaga seondub. Et mida sa armastad? Teeme esimese testi kohe. Paneme Tehnovaatest vast palju ei leia, aga proovime. Paneme Tehnovaade sisse ja täiesti esimene katse, et juhul midagi mättasse läheb, siis make a fotoalbum about Tehnovaade. No results found, nii et see väga ei sobi. Nii, buy all kinds of things, yes. Näed, Tehnovaade lehike, eks see Tehnovaade. Nii, logo on olemas, aga vaataks midagi sukest, mis on pane tennis. Paneme tennis. Kontaveit võitis muidu hiljuti. Jah. Väga võimas. Näed, photos about tennis, latest news. Tõmbad selle veidi väiksemaks, näeb rohkem. Jah. Raamatud, ühesõnaga, kuidas see erinevates keeltes on, no ühesõnaga kõik nende teenused on siin ära toodud ja tenniseväljakut saame ka 3D's vaadata. Kuidas see välja näeb, ei tea? Siin on võimalus siis liigutada seda väljakut ilmselt. Jaa, see on ilmus väike siin. Jah. Väga tuus. Jah, ja see ongi minu top tipp, et kui te tahate mingist teemast natuke laiemalt teada, kui te mõtled inspiratsiooni näiteks saada mingi asja kohta, siis proovige järgi. Just nii. Aga ma arvan, et selle pisikese top tipiga me täna, armastusväärse top tipiga me lõpetame. Täpselt nii. Tuletame teile muidugi meelde, et meid leiab igalt poolt huvitavatest kohtadest. YouTube Tehnovaade. Facebook Tehnovaade. Täpselt. Twitter Tehnovaade. Täpselt nii. Ustream Tehnovaade. Ja tehnovaade.eu. Jah. Minge käige kindlasti ära vaadake, mis seal lahedat on. Jah. Kirjutage meile, joonistage meile, saatke meile nänni. Jah, seda saate teha aadressil saade@tehnovaade.eu. Jah. Selles korras kõik. Nägemist. Tšau. Ja tulge järgmine nädal ka jälle vaatama meid. Tulge ikka.